õhtud päevad on külmaks läinud, et ongi seda talvejopet vaja, kui vahepeal Kalevi fännidel ka. Trumm välja otsitud ja äkki siit! 12. minutil Maicel Udepulusorr viib Kalevi 1-0 juhtima. Ja kui hetk tagasi sahises meil teisel pool suluseisust, siis nüüd jääb lipp maha. Ja millistel pilvedel praegu transimehed hõljusid, täiesti arusaamatu, kui loeb viimaseid sõnu peale, läheb see tsenderdus lendu, klaaritakse, tuleb jätka, aga otse. Ees on ootamas Kalev, oi siin nüüd purjana otse jälle. Mehi on seal karistusalas küll ja veel, no vaatame, välja kerivalt tuleb, kõrge kaarega tuleb, jätka. No vaatame. Tuvaškis keerutab ja Matrossovilt rikitas Agaptševiga. Nüüd Weinsteinil pikem pall ette, Udepulusorr jätkab, Usta jätkab, Purje karistusalas, sööd veel edasi ja milline tõrje Matrossovi. Arvatavasti seal Kalev ikkagi suunab ka seda mängu sinna poole, aga nüüd Usta! Ja või nüüd Purje asub Kalevi rünnakut vedama, Purje Naatsedal vastas. Purje purjetab, sööd ka värava ette ja latti! See pall välja klaarid, Udepulusorr keeras Bondari pealt maha ja Purje asub ründama, Filatov tal vastas, üleaste löök ja posti! Teise äärde, kus on Keero. No nüüd ei tule lööki, tuleb tsenderdus, jätka! Ja ikkagi lööb Trans ära 43. minutil ja kui Schlein järgmises mängus mängida ei saa, siis tuleb täna natukene rohkem pingutada ja panustab täna ühe väravaga. Ja tundub, et läheme siis puhkama viigiseisul, kui siit just kumb ei lähe juhtima. Tõsiasi on see, et Schlein lõi viigi majja. Näeme veel. Tekkis mõte, et äkki Agaptšev proovib lüüa, aga tuleb ikkagi. No, võib-olla piirdume siis sellega, et kumbki ei ründa, aga mine tea, nüüd Keerole läbi sööt. Keero liigub karistusalasse, ei jõua Tokee selle. Väljakul üritavad seda ebamugavust tekitada, et Transi kaitsjad ei harjuksid selle ühe ja sama mängijaga ära, kui praegu Keero jõuab sinna karistusala joonele, sööt tagasi, jätka. Keerolt jätk, no hetkel jääb ikkagi see lipp alla, kuigi suluseisu hõngu oli, aga ei saa küll täna midagi ette heita, mõlemad on väga tasemel olnud, aga kas nüüd ikka on Weinstein tasemel? Kalevi värava alla, sisse kerivalt tuleb ja Weinstein. Maksimkin keerutab ja keerutab Transile teise. No Maksimkinile meeldib neid ilusaid väravaid lüüa Kalevile. Ja see kahtlemata üks nendest on Transit tegevjuht Konstantin Burdakov ka. No ei ole väga palju neid kordi, kus ta saab kogu meeskonnaga koos tähistada, aga sel korral sai ja nüüd on Kalev ühe väravaga taga. On see mäng ära vajunud selles plaanis, et väga ründesse ei jõuta ja Keero vasakuse ääres palliga, liipeb praegu maha, Keero karistusalas, lööb peale ka, aga Weinsteinilt seda Kalevi viigi väravat tulema, aga mine tea. Pall on lahti, Keero nopib seal omal, aga lõikab vahelt ja liigub ise rünnakule. Suht karistusalasse ka, katse 2 Kalevile. Tuleb hea tsenderdus! Minut tiksub, oi milline vale sööt. Ja nüüd Filatov jätkab ettepoole Keerole, lipp jääb praegu maha. Tuvaškis Keerol vastas, Keero! Ja
ja sellega on mäng tehtud 90. minutil. Ahmad Keero lööb Transi 3-1 juhtima ja tuleb 3 minutit ka teisele poolajale juurde. No see Transi 3. oli vahepeal õhus ja nüüd ikkagi asetati see Poljakov veel flirdib natukene veaga ja vilistab Martti Pukk tänase kohtumise lõppenuks, nagu mainitud. Lõpeb Transi 5-mänguline võiduta seeria, pikeneb Narva Transi poolkaitse Mark Maksimkin täna 3-1 võit Kalevile. No, enne veel, kui räägime ilusatest asjadest, mis teil esimesel poolel juhtus? See ikkagi ei meenutanud Narva Transi, keda me oleme sel hooajal harjunud nägema. No ja esimesed poolel viimased mängud me mängisime väga halvasti. Võib-olla natuke bussist magasime, võib-olla öelda niimoodi. Aga pärast esimese poolajal võtsime natuke kokku ja teisel poolajal mängisime pärast üsna hävasti. Kes vahel riietusruumist tõid üles ära? No lihtsalt peatreener rääkis olukordid, mis me peame vahetama ja vahetasime neid ja tegime kõik väga hästi. No teie kasuks ikkagi rääkis see, et pääsid puhkama viigiseisul, et seal oli ikkagi ju Kalevil mitu võimalust, et minna puhkamisel 2-0 eduseisus, 3-0 eduseisus, et see Schleini värav ikkagi mingil määral ju ka oli äratuskell teie jaoks. No ja Kalevil oli ka väga palju võimalusi väravad lüüa, no aga meie õnneks nad ei võida ära ja me kasutasime oma võimalusi ja sellepärast võitsime. No, räägime ilusatest asjadest ka, su karistuslöök. Kalevi võrku ikka neid ilusaid väravaid oskad lüüa. Räägi see karistuslöök ka üle, et oled vist trennis väga palju harjutanud. Ja ausalt öelda viimastest treeningutest me palju lõime karistuslöögist ja ma ka treenisin seda ja täna mängus õnneks läks. 5-mänguline võiduta seeria on ka nüüd läbi teie jaoks. Ma arvan, et enne koondise pausi teeb see teile head meelt, teades, et pärast koondise pausi on Pärnu Vaprusega mäng, kes on teie otsene vastane. Ja see võit on täna väga magus, et me lõpetasime oma häid seeria ja võtame kokku ja anname kõik ennast, et Pärnu vastu ka võita ja saada 3 punkti. Kas nüüd asute puhkama või treenima selle koondise pausi ajal? No natuke puhkame ja 1 päev ja pärast töötame edasi ja liikume edasi. Okay. Aitäh sulle, Mark, ja palju edu! Taavi Jürisoga Kalevi poolelt täna 1-3 kaotus Transi vastu. No esimene poolaeg, see oli ikkagi ju väga vägev, mida te pakkusite. Ei suutnud küll seal ära lüüa. Täiesti vabalt oleksite võinud 2-0, 3-0 eduseisus puhkama minna. Mis see tänase mängu võib-olla pöördehetk oli sinu arvates? Ma täpselt niimoodi ei oskagi öelda. Ma arvan, et nagu sa ütlesid, mängisime esimest poolega väga hästi. Oleks võinud seda vabalt 2-0 või 3-0 ära lüüa, aga ma arvan, et see pöördehetk oli meil see, kui me lasime enne poole lõppu niimoodi väga valusalt 1-1 teha. Ja siis meil sealt läks ainult allapoole mäge, et me ei tulnudki tagasi sealt teha. Ehk siis ikkagi see garderoobi värav vaimselt mõjub mängijatele? Ja kindlasti, ma arvan, siin juba väljakul oli näha kohe peale seda väravat, kuidas me niimoodi nagu pea kodus ära täiesti, et me katus sõitis natuke. Ja küll poolel riietusruumis ütlesime, et davai läheb edasi, aga sellest täna ei olnud abi. No, nüüd teie kaotuste seeria on 8-mänguline, päris sünge seeria. No on küll jah, väga raske mentaalselt ja vaimselt, et nagu, aga pole midagi teha, peab võitlema lõpuni ja nii kaua, kui matemaatiliselt on võimalik, siis peame edasi võitlema. Aga samas ikkagi on väga suur tõenäosus, et mängite järgmisel hooajal esiliigas. Kuidas see nagu teile tundub, et ikkagi pikalt olete ju Premium-liigas olnud, väga hästi mänginud, isegi ju 1 aasta medalile mänginud.
millest see selline allakäik? Ma ausalt ei oskagi öelda, ma tõsiselt ei tea, et kuidagi niisugune väga valus kukkumine on olnud ja üldse ei lähe praegu, aga no tuleb see, mis tuleb, alati tulevikus tahame tagasi tõusta Premier Liigasse, nii et juhtub, mis juhtub. Seega võib-olla mingil määral see koondise paus tuleb teile õigel ajal, et sa küll oled U21 koondise juurest, saadki võib-olla mõtted klubi juurest eemale. Ja kindlasti mingil määral, aga vahepeal on samas ka nünkast, et peale niisugust halba mängu tahaks kohasti uuesti mängida, aga no ma ei oskagi öelda, kas see on hea või halb, eks tulevik näitab. Aitäh!